No hei, long time no see ja tere tulemast uude vlogisse. Mul oli siin sünnipäevanädal, mul oli sünnipäev 8. detsembril, ma sain 30, vuhuu! Et jah, 30. eluaasta tuli hoopis teistmoodi, kui ma seda olin endale ette kujutanud. Aga kogu see 30. tulemine ja see vähidiagnoos siia juurde veel on tegelikult pannudki üldse elu üle nagu mõtlema ja juurdle, mis on tegelikult oluline, millist energiat ma soovin, milline ma ise olen, kuhu mul on veel areneda, millest mul on veel õppida, nii et tegelikult ma ütleksin, et see 30 on tulnud koos sellise suure pauguga ja suure sellise realizationiga, nagu see nagu Kylie Jenner ütles, et this year I realized stuff. It's about realizing. You know, kes saab aru, see saab aru. Anyways, vahet ei ole. Aga ma pidasin ka natukene sünnipäeva. Mitte siis nagu nii-öelda peo mõttes, aga mul tulid sõbrannad külla. Me käisime siin kohalikus minispaas, meil oli selline privaatne spa seal. Me käisime mul stuudios, ma tegin sõbrannale meiki ja siis me läksimegi selle meigiga spaasse. Ja ta käis seal saunas ujumas, vees mingi möllas selle meigiga, et noh, et me nägime reaalselt, et ka mina nägin nagu kõrvalt seda, et kuidas siis minu tehtud meik nagu püsib ja tõesti see pidas vastu saunale, veele, kõik, mis me tegime seal ja sellel samal õhtul me veel vaatasime, kes teab sellist animafilmi nagu Coco. Ja siis me istusime siin lihtsalt mingi kell 1:30 öösel ja ulgusime kõik ja sõbrannal oli meik endiselt veel näos. Et jah, selline hästi mõnus nädalavahetus oli, et just ma saingi oma oluliste inimestega koos olla ja selline nagu spaatamine ja me tegime süüa ja sõime ja mis iganes veel, et hästi mõnus ja tore oli. Ja ega siin vahepeal midagi muud erilist toimunud ei ole, ma olen saanud veel ühe keemiaravi. Mul õnneks on jube hea olla, ma tunnen ennast väga hästi. Terve see nädalavahetus ka, kui mul oli see sünnipäeva teema, siis mul oli väga hea olla. Nii et ma olen selle eest nii tänulik. Ja mis minuga toimus siin, ma ei tea, ma vist Instagramis äkki rääkisin sellest lähemalt. Sest et seda ma ei filminud, kui mul siin oli peale immuun ja mul tuleb jälle kuuma hoog peale, nii et ma lähen näost hästi punaseks. Anyways, siis teate, et see on selle pärast. Aga mul oli siin jah selline moment, kus ma sain siis immuunravi ja pika keemia ja põhimõtteliselt reedel sain ja pühapäevasel päeval hakkas tervis minema lihtsalt allamäge. Esmaspäevasel päeval oksendasin omal hinge seest välja, mitte miski sees ei seisnud, kõik vesi, kõik tuli välja. Asi oli juba sellises seisus, et ma olin valmis endale kiirabi kutsuma. Või tähendab, mu ema oli ka kõrval nagu paanikas. Sest et see oli esimene kord, kui mul üldse nagu keemiast oli nii paha olla, et ma tõesti nagu, see oli hull. Aga õnneks arst kirjutas mulle ühe rohu, mille ma võtsin sisse, mis jäi mulle sisse ja ma sain hakata taastuma. Ja nüüd, kui ma ka arsti juures käisin, siis arst ütleski, et siin võis olla 2 varianti. Kas üks nendest keemiaravimitest, mis võib aeg-ajalt tekitada sellist ägedamat reaktsiooni, või siis oli mul see enteroviirus siis. Et see võib ka olla, et seda ei saa enam kindlaks teha, aga et kuna mul siiani on ju keemiaravid ja kõik jube hästi läinud ja mul ei ole üldse paha olnud ega midagi, siis see tundub nagu veits suss, et mul järsku oli nagu pikali maas. Praegu ma siin tegelen meigiaegade panekuga, ma vaatan, kas ma saan oma broneerimissüsteemi uuesti tööle, et oleks kõik siuke mugavam ja lihtsam klientide jaoks ja ma lisan siis selle broneerimissüsteemi lingi ka siia descriptionisse, kui te soovite minu juurde Põlvas meiki tulla, siis olete oodatud, teatud kuupäevadel saab tulla. Jaanuari osas ma ei ole veel otsustanud, kas ja kui palju ma tööd teen, see kõik sõltub puhtalt minu ravist ja sellest, kuidas ma reageerin ja kuidas ma jaksan. Mul jõudis pakk täna, see on Charlotte Tilburist tellitud siis.
Hello. Are you cute? Are you cute? Yes, you are. Hi, little cutie. Hi. Hi. Who's a little cutie? Good morning! Täna on siis kolmapäev ja eile ma ei filminud isegi mitte midagi, sest ma ei teinud mitte midagi ja ma ei näinud mõtet väga filmida. Aga täna natuke nagu toimub midagi. Käin Põlvas on selline Põlvamaa ettevõtlike naiste klubi, kus siis toimub jõulupidu. Ja ma lähen sinna, ma ei ole seal kohtumistel käinud nüüd väga-väga pikalt. Sellepärast, et tervis hakkas jupsima ja ma jõudsin ka ainult esimese kohtumise käia ja sellest ajast peale ma pole rohkem käinud. Aga ma mõtlesin, et kus ma siis mujal ikka saan jõulupeol käia, kui siis nendega koos, et siis ma lähen jah õhtul sinna. Ja ilmselgelt panen ennast ka valmis. Ma kakkusin enda punne just, et please ärge tšaasige mind lihtsalt nagu, please. Ma tean jah, mul viimane keemiaravi jälle lõi need punnikesed välja, aga oh well, saame hakkama, nii et jah. Ma nüüd söön hommikusöögi ära, siis ma veits koristan. Mul võiks tulla täna üks pakk veel. Ma tellisin siin mingeid asju endale tööde tegemiseks, mis mul olid otsas. No hei, ma käisin nüüd oma pakil järgi ära, mis ma tellisin, see on Look Fantasticust tellitud. Mul on siin 2 väikest sõpra ka kohe selle karbi jälil. Edu. Excuse me, kitten. Excuse me. And what are you doing? Sind pole nähagi. Joo. Nii, ma hakkan ennast nüüd valmis sättima õhtuks. I think you're good up there. Aga kuna ma tahan samal ajal Friends'e vaadata, siis ma panen teid Speedi peale. Ja ma kasutan nii palju asju, kui mul kodus on üldse. Meigi asju, ma kasutan ka neid uusi asju, mis mul jõudsid. Siin on need Charlotte Tilbury ja kõik Look Fantasticu tellimuse asjad. Et ma kasutan neid ja vaatame, mis ma siit kokku keedan endale. Ja mul tuleb jälle kuuma hoog. Ma hakkan ennast vaikselt settima ja siis näeme juba pärast. Ma sain meigi valmis nüüd. Midagi sellist siin tuli. Ma ei tea, kuidas see kaamerast üldse paistab. Ja nüüd panen paruka pähe. Aga niisama see parukas näeb hästi võlts välja, et ma ei saa teda päris niisama kanda. Et ma pean siia ikkagi midagi pähe panema.
natukene veel sätin seda siin. Mul on siin mingi selline kaabu, ma ei ole seda kandnud, siin on isegi hinnasilt küljes veel. Et ma korraks proovin. Mis te arvate? No te ei saa öelda ju, hallo. Te võite kommentaariumis teada anda. Mis te arvate, kas nii on nagu okei? On mustad kõrvalengad ka, ma arvan, et ma panen need ka. Ja siis ma arvan, et ma tunnen ennast päris hästi niimoodi. Võib-olla ma panen isegi teise paruka. Teine parukas on siin. Ma näitan teile pärast seda full outfiti, aga ülemalt poolt ma olen siis selline. Nii, ma proovisin vahepeal endale siin ühte teist mütsilaadset asja. Aga selline see outfit siis on. Selline nahkseelik, selline mõnus, ilus, lihtne ja must enamasti. Et ma praegu täna tulen lihtsalt, et ma tahan mustas olla, nii et ei saa keegi aru, et ma olen vähihaige. See on jõulukelluke, ma ei saanud seda maha jätta. Kepp oli hädavajalik, latern oli hädavajalik. No hei, eile õhtul ma ei jõudnud isegi rohkem filmida, et kui jõulupidu sai läbi, siis ma tulin kohe koju, võtsin meigi maha ja põhimõtteliselt läksin magama, et ega ma väga ei viitsin enam kaamerat välja võtta ja aku sai ka juba tühjaks seal peol pildistades ja filmides, et ilmselt nagu te eelmistest klippidest juba nägite, siis meil käis jõuluvana, kes jagas meile pakke ja üleüldse väga tore oli. Meie ettevõtlike Põlvamaa naiste klubi siis pidas jõulupidu ja seda siis kodukohvik Tillus. Nii ilus oli seal reaalselt, seal oli nii ilus, nii armas nagu väike päkapikumaa ja toidud olid ime maitsvad ja kõik oli nagu super ja lahe, et jah, aga eile ma siis jah, rohkem enam ei filminud midagi. Ma olen stuudiosse tulnud. Ma mõtlesin, et ma üritan täna ära filmida siis selle video, et kuidas siis minu rinnavähi teekond alguse sai. Et ma üritangi siin video jooksul ka meelde tuletada neid olukordi ja mis toimus ja mida räägiti. Ma pean siin tegelikult koristama ja panema pühapäevaks asjad valmis, sest et pühapäeval on mul natukene tööd teha. Et vaatame siis üle pika aja saab jälle tööd teha, et I'm excited. Tere hommikust. Ma just ärkasin. Kell on mingi 5:45. Ja ma joon kohvi, teen endale teed kaasa ja siis hakkan Tartu poole sõitma. Tahaks teiega magada. Nii raske nendest saada. Võib-olla ma filmin hoopis telefoniga täna seal kliinikumis, kui ma seal olen, et võiks siis näha ole. No nii, ma sain nüüd vereproovi antud, kanüül on ka pandud ja ma ei filminud vahepeal, sest et kiire oli. Aga ma võtsin nüüd putru, see on kõhu täis ja siis ootame vereproovi tulemust ja eks siis näha ole, kas täna saab ravi või ei. Et jah, ega mul rohkem hetkel ei olegi midagi. Ma söön ära ja I'll see you when I'll see you.
no nii. Issand jumal. Ma olen nüüd Keemiaravist tagasi kodus. Ma seal ei filminud täna rohkem, sest et seal oli rahvast nii palju. Ja kõik need keemiatoolid olid ka seal kinni ja tegelikult juhtus üks päris hirmutav asi ka seal, et keegi, ma ei tea, kas koridoris või siis seal teises keemiaruumis igatahes kukkus kokku niimoodi, et käiski mingi matakas seal teises ruumis, ma kuulsin. Ja järsku hakkasid kõed ringi jooksma ja võeti nuuskpiiritust ja ma ei tea, ühesõnaga jah, midagi seal juhtus, aga see oli päris hirmutav nagu vaadata seda seal, kuidas seal läks nagu väga kiireks seal kogu see asjatamine. Ma täna otsisin IKEA-st ära oma tellitud asjad. Saan siis teile ka näidata, et need asjad ma tellisin siis endal stuudiosse ja eks me siis vaatame, kas ma viitsin need täna sinna ära viia või ma teen seda homme. No hei, on laupäev ja eile ma rohkem ei filminudki ja täna ma olen siis stuudios koristanud, mööbeldanud, vaadanud, kuidas asju panna ja ma mõtlesin, et ma näitan siis teile, et kuidas ma need asjad siin paigutanud olen. Et praeguses seisus siis minu selline jumestuslaud on selline. Siin on tool, siin on aken ja siia nurka panin siis selle, ma astun natukene paremini, panin siis selle kummoti, mis mul varem oli siin peegli juures. Aga ma olen ülirahul selle lauaga, mis mul siin on, et ta on siuke mõnus suur tööpind, et mul jah, selle kummutiga jäi tööpinda natukene väheks. Nii et jah, selline väike suurpuhastus ja asjade ümberpaigutamine ja ma pesin põranda ära, sest et põrand oli tükk aega siin pesemata ja ma arvan, et ma olen homseks tööks valmis. Kodus ma pean pinslit ka veel ära pesema ja siis ma olen full on valmis. Siinkohal siis lõpetan vlogi ja näeme juba järgmises videos. Tšau!